Tere tulemast järjekordsesse reaalaja majanduse saatelõiku. Mina olen Evelin Puusepp, saatejuht, ja täna on mul külas kaks väga toredat inimest, kes tutvustavad ennast ise, aga tere tulemast Arti Aston ja Vilja Ravastu. Võib-olla Arti esmalt sinule, et kes sa oled ja millega sa igapäevaselt tegeled? Mina igapäevaselt tegelen infoturbeteenustega ettevõttes Grant Thornton Baltic ja olen infoturbe teenuste valdkonna juht. Aitame siis ettevõtetel infoturbe regulatsioonides, seadustes, nõuetes toime tulla. Ja mis on sinu igapäevane leib? Mina müün transpordikorralduse lahendust GoSwiftis ja viin seda uutele turgudele, ehk siis e-veosele platvormi antud juhul. Kas te olete, kui ma õigesti mäletan, üks nendest 6, kes kunagi sai riigi poolt ka toetust, et platvormi arendada? Tänane teema on meil selline väga mõnus, mingist mõttest lihtne, mingist mõttest keeruline, et turvalisus, et mis seal siis turvalisus olema üldse peaks, on ju. Teie kogute platvormi kaudu andmeid ja kuidas te need siis kaitsete, et ehitate aia ümber? Turvalisus peaks olema siis nende andmete konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus. Ehk siis, et need andmed ei lekiks kuhugi, et neid ei muudetaks vahepeal autoriseerimata ja et neid saaks kasutada siis, kui vaja on. Et nad on kättesaadavad. Et nad oleks kättesaadavad. Sulle meelde iske mulle. Täna juba siis EITS, Eesti siis infoturbestandard ja ka tegelikult erinevad ISO-d. Mis võiksid kohalduda siis ja aidata nende meetmete rakendamisel. Kuidas teie omavahel koostööd teete? Et võib-olla vaatan... Meil on väga pikk taust. Mõlemad oleme tegelikult turvaettevõtte taustaga. Me töötasime security'ses koos, fooruses koos, rääkisime füüsilisest turvalisusest, elektroonilisest turvalisusest ja täna me räägime siis siin süsteemide turvalisusest, mis on lihtsalt järgmine samm. Milline igapäevane koostöö välja näeb, et ma saan aru, et teie arendate platvormi ja teie omalt poolt? Meie omalt poolt meeskonnaga aitame ettevõtetel siis seada nõuded, et millist platvormi valida, millistel alustel ja kuidas tagada selle, et see süsteem oleks ka turvaline. Me otseselt igapäevaselt omavahel tegelikult koostööd ei tee. Ei, täna ei tee. Meil on lihtsalt ühised huvid ja ühine taust ajalugu, et siis sellepärast nägime, et me võiksime seda koos siin esindada ja aidata siis mõista paremini, kuidas sellega toime tulla. Et Arti on küberturvalisuse ekspert, mina tean e-veosele platvormis midagi. Selge. Me oleme siin varasemalt rääkinud sellest, et riik väga palju tulevikus ei hakka küsima erinevaid andmeid, et kauba kohta küsitakse neid andmeid, mida on vaja teada ja hakata küsima, et kes on firma omanikud ja muud sellist, et on siis ka nagu andmeid päriselt sealt süsteemis, mida päriselt kaitsta vaja on. Kui kaup liigub, seal ei ole ju midagi salajas, liigub töödel tänavatel, merekonteineris, et las need andmed olla. Selles mõttes, et need andmeid on väga palju, kui me räägime e-veosele platvormist, siis meil on näiteks logistikaettevõte, kes kasutab seda platvormi. Temal on administraatorkasutajad, laokasutajad, tõstukijuhid, kes kasutavad. Siis on transpordiettevõtte kasutajad, ka erinevad rollid. Siis on need autojuhid, kes päriselt siis hakkavad need vedusid teostama. Et tegelikult see kasutajate hulk on meeletu. Ja siis me räägime nendest kaupadest, mida veetakse. Ja kogu see kaubaga seotud info veel sinna juurde. Selles mõttes, aga kelle ees seda andmestikku siis nii-öelda vaja varjata või kaitsta on? Et mida me siis kardame tegelikult? Me kardame seda, et kas kaup on see, mis pidi olema ja kas ta jõuab õigetesse kätesse. Et siin on erinevad pettusohud tegelikult, mis võivad vahele tulla, et kui neid osapooli on väga palju, siis küsimus on selles, et kuidas kaitsta seda süsteemi, neid erinevad süsteeme ja neid integratsioone selle eest, et kolmas osapool, keegi pahalane ei tule vahele, ei muuda neid andmeid, mis peab kellele jõudma ja kes on need kasutajad, kes peaksid tegelikult ligi pääsema. Ja samamoodi siis erinevate osapoolte andmed siis kes sinna ligi pääsevad, et neid andmeid ei saaks ära kasutada muude rünnete jaoks, kasutajate andmed näiteks.
ja paroolid, et kuidas neid seatakse sellele süsteemile, kas need paroolid võivad olla samad, näiteks seesama logistik, kes sinna sisse logib, et ta logib ka enda keskkonda või muudesse platvormidesse samade kasutajatega sisse. Ja kui need andmed sealt peaks lekkima, siis on need kasutajad võimalik sisse logida ka mujal juba pahalaste nimel. Mulle tuleb endal selle jutuga kohe meelde sellised tavainimest puudutavad lood, et olete Facebookis näinud kuulutust, et minu konto häkiti, eks ju, minu konto alt saadetakse teile sõbrakutsed, ma ei saa oma e-kirjakasti sisse enam, eks ju, et minu e-kirjakastis saadetakse välja infot, mis ei vasta tõele, et kas siis logistika maailmas võib ka midagi säherdust juhtuda? Ma toon võib-olla nüüd näite meie platvormist. Meie platvorm on e-veosele platvorm, aga tegelikult ta on mõeldud terminalidele ehk logistikakeskustele või siis tootmiskompleksidele või sadamatele. Läbi meie platvormi, kui sinna sisse logida, saab endale broneerida loa kuhugi logistikakeskusesse kauba mahalaadimiseks või pealelaadimiseks. Ja selle loa andmisega tegelikult, kui auto saabub õigel ajal, ma panen enda autonumbri sinna, lähen õigel ajal kohale, avatakse mulle ka väravad. Sa saad sisse alale, kuhu sul õigus minna pole? Põhimõtteliselt, ja seda saab teha lihtsalt, kui sa saad kasutada konto andmed kätte, saad teha endale kas püsiloa või ühekordse loa kuhugi alale või kui sadamasse näiteks sisenedes. Et nagu käin siis sisuliselt juba sellise digitaalse häkkimise teel saadud andmetega füüsiliselt kuskil reaalselt kohal. Mis paha ma seal siis teha võin? Sõidan sadamas ringi, mis siis? No, see läheb varastat kaupa, aga ega see selles mõttes ei erine ka tavalise hoone läbipääsusüsteemist. Keegi saab su kaardi enda kätte ja läheb kuhu ruumi soovib. Ja siis võtab ära siit neid kaamerad ja kogu selle tehnika ladudesse kauba kogus on lihtsalt ja väärtus on oluliselt suurem. Et on mida kaitsta nii-öelda. Kuidas tänapäeval siis andmeid kaitstakse? Et kas sellel on mingisugused uudsed lahendused, ligipääsetavus, käideldavus, terviklikkus, kõik need on ilusad sõnad, aga mida reaalselt selleks vaja teha on? No, reaalselt on aru saada tegelikult oma riskidest ja samamoodi ka võtta vastu meetmeid, mis nende riskidele võiks siis nii-öelda leevendust pakkuda. Too kõige suuremad riskid võib-olla välja, mis võiks olla sellise süsteemi puhul riskid. Ma tean, kõige suurem risk on taastkasutaja, kes istub arvuti ja laua vahel või see tooli ja arvuti vahel, eks ju. Et seda lihtsalt naljana tehakse. Ja, aga see ongi kõige suurem risk tegelikult, et inimlik eksitus ja siis mitte kordadele vastavaid tegusid tehes. Eks need juhtumid on kõige sagedasemad, et inimeste enda andmed tekivad, mille kaudu siis saadakse juba ligipääs erinevates süsteemidesse ja samamoodi siis saadakse ligipääs juba füüsilisele taristule, territooriumitele. Et ega see ongi peamine risk tegelikult. Teine on võltsimine. Võltsimine? Et kui saadakse ligipääs süsteemidele siis, ja on ka sihitud rünnak, siis tegelikult võidakse neid andmeid hakata, kui on krüpteerimata, võidakse ka neid andmeid tegelikult muutma. Et mis kaup kuhu liigub, mis kellaajal, mis ajavahemikul, et kui tahetakse detailselt või spetsiifiliselt mingit organisatsiooni, mingit ettevõtet või mingit kaupa kätte saada või rikkuda, siis selle jaoks tehakse neid toiminguid. Et kui näiteks on teada, et mingisugune väärtuslik saadetis liigub, tuleb rünne, liigutatakse see saadetis endale sobivasse kohta? Põhimõtteliselt kuni selline välja. Ja nüüd peab aru saama, et kasutajad on tegelikult väga palju, nagu me enne nimetasid, on ju autojuhid, laotöötajad, logistikud, väga palju osapooli. Terminalid ja üks kaup võib liikuda 3 erinevast terminalist läbi ja nüüd korrutada kõik need kasutajad 3 ja autojuhid ka veel 3. Et tegelikult see kasutajate hulk on meeletu ja iga ettevõte, kelle töötaja kasutab seda platvormi erineval kujul või need erinevad veosele platvormi, igas selles ettevõttes peab olema ka vastav kord. Ja nagu Arti ütles, et inimest kõige suurem risk, kas täidavad seda korda või ei täida. Meie pakume erinevaid, meie ja teised ettevõtted pakuvad platvormi, aga see ongi platvorm, et meie tagame platvormi turvalisust ja hoiame selle kättesaadavana, aga tegelikult nende inimeste tegevuste osas meie vastutus võtta ei saa. Kas selleks, et inimesi, see on küsimus teile mõlemale, et inimesi, kuna nad on väga suur risk, kuigi me ei taha ennast ju selleks jumala eest tunnistada, et kas neid koolitada ka kuidagi saab? Et kunagi öeldi, et ära kliki linki on ja ära jaga andmeid, aga kas tehakse reaalselt sellised infoturbe või küberturbe koolitusi ka inimestele, kes kasutavad mingit infolahendusi? Kindlasti antud segmendi kliendid seda teevad ja samamoodi
uute süsteemide kasutuselevõtu jaoks on kindlasti erinevad korrad olemas ja samamoodi ka see, et mis rakendusi ja mis süsteeme siis kasutusele võtta, millele need peavad vastama. Mis on need turvanõuded, mis seal peavad olema, mis on tehnilised meetmed, mis peavad seal olema rakendatud ja samamoodi erinevad siis funktsionaalsed siis võimekused, millele see süsteem peab vastama. Iga ettevõte, kes tellib sellist tarkvara, nagu Ghostwright seda on, peab seadma ootused, mida see tarkvara peab tähendama. Ja samamoodi siis, kui on juba ootused ja on valitud see tarkvara, peab ka inimesi koolitama ja see kasutuselevõtu sammud ka. Et mismoodi seda nagu ettevõttes rakendama hakata, mis on see projekti plaan, kuidas seda teha, kes on need seotud osapooled ja siis kuidas koolitada lõppkasutajaid, kaasa arvatud siis enda võib-olla potentsiaalsed partnerid või ongi endal partnerid, kes seda süsteemi hakkavad ka sinu ees kasutama. Et selline kolmanda osapoolte juhtimine peab kindlasti olema üks A ja O siin ja samamoodi ka töötajate koolitamine, et nad oskaks seda kasutada. Ja see peab olema väga lihtne ja samamoodi see süsteem peab ise ka olema piisavalt intuitiivne, et ei ajaks inimest segadusse. Ja samamoodi andma mingisuguseid kergeid õpetusi juba sisse logimisel, et mis sa siia vajutades teed, miks sa peaksid sinna vajutama ja nii edasi. No, süsteemiks andmekaitsemäärus on ju kõigile Euroopas üks. Selles mõttes tegelikult ka need autojuhid, lautöötajad, kõik peavad olema sellest teadlikud, et kõik andmed, mida nad käitlevad, peavad olema eesmärgistatud. Et nad ei tohi need andmed nagu muul eesmärgil kasutada ja nad peavad ka need andmed siis kaitsma. Kunagi tuli see hirmsa nimega infoturbe, mis mul läks nüüd praegu meelest ära. Mis oli see, mis tuli maikuus ükskord see määrus, see Euroopa Liidu ülene? Isikuandmete kaitseseadus. Isikuandmete kaitseseadus on GDPR. Just seesama, ja. Nii ma võtan selle koha uuesti. Et kunagi tuli ju selline imeline asi nagu GDPR ja siis kõik inimesed ütlesid, et meil peab kunagi kuskile enam oma andmeid andmega jagama. Et kuidas selle isikuandmete vaates selline töö ja toimetamine ja turvamine täna käib? Et ma ju login sisse mitte võib-olla mõnikord ainult parooliga, vaid ka, kas ma saan ID-kaardiga logida? Identifitseerimise meetodid on erinevatel platvormidel erinevad. Et ma jagan ju oma andmeid tegelikult selle hetkel, kui ma sisse login. No põhimõtteliselt ongi, et kas siis on lihtsalt parooliga, on mingisugune muu kinnitus, topelt kinnitus, läbi SMS-i kinnitused. Kõik need ettevõtted, kes meie platvormi kasutab, tegelikult need nõuded on erinevatel ettevõtetel, kes tahab teha ühtset kasutajahaldust, võib-olla kasutab mingisugust Microsofti platvormi, et tal kõikide programmide jaoks on üks sisselogimis punkt. Nagu põhimõtteliselt nagu Facebook või siis Gmail või LinkedIniga saab erinevatel kontodel sisselogida. SSO on äkki see lühinimetus. Ja, jätka. Jah, mul läks nüüd jutt kadusele. See ongi see, et iga ettevõte peab ise teadma, mis andmeid, isikuandmeid on töötlevad ja mis eesmärgil. Kui sul on teada ja lõipaistus olemas ka lõppkasutajatele ja klientidele, mis andmeid sa kogud, siis oskad ka tegelikult neid paremini kaitsta, kui sa ise tead, teised teavad ja samamoodi ka juhtumite korral oskad teavitada, et kui mingid andmed peaksid lekkima, et siis sa tead seda ulatust, mis andmed tekkisid ja sa teinud endast selle parima, et sa kogud ainult neid minimaalseid andmeid, mis sul on tegelikult selle teenuse toimimiseks vaja. Et see GDPR ongi tegelikult sellel eesmärgil, et me teaksime, mis andmed on ja me teaksime, et need on ainult selle teenuse jaoks vajalikud. Ja kui need ei ole vajalikud, siis sul on alati võimalus neid sealt kustutada. Ja platvormi vaates on see, et platvormi pakkujad peavad ära kaardistama, millised andmed töötavad erinevates lõikudes ja tegema siis kasutajatele teadlikuks selle. See nimekiri on päris üüratu, kui me räägime nüüd e-veosele platvormist. Et pealt näha tundub, et mis seal on, et paber tehakse digitaalseks, aga taustal on... Näiteks asukoha jälgimised, isikuandmed, autode andmed, kaubaga seotud info ja nii edasi. Et tegelikult see info maht on päris suur. Ja sina, Arti, oled selle valdkonna üks ekspert, et mis on täna nagu võib-olla natuke laiemalt ka nagu need nagu tööriistad või ma ei tea, tegevused, võtted, millega nii-öelda pahalased üritavad siis inimeste käest, süsteemide käest, asutuste käest midagi kätte saada või tegutsevad mingil halval eesmärgid, et on need muutunud, vahepeal olid õngitsuslingid hästi moes, et kas täna on mingid uued tuuled puhumas? See õngitsus on ikkagi järjepidev. Ja õngitsus tänase teisintellekti maailmas ka eesti keelega on läinud palju tõhusamaks. Ja samamoodi, kui on näha tegelikult, kui sul on üks ettevõtte sihiku all, siis selle õngitseja poolt, siis tema võib ka tegelikult väga lihtsasti aru saada ja teada saada, mis e-mailidelt
domeenidelt sina oma kirju välja saadad ja läheb sinu kodulehele, teab, kes sinu inimesed on, saab väga lihtsasti tegelikult saata sinu enda töötajatele või partneritele sinu nime alt neid kirju ja neid linke juba päris usutavalt. Võte on nagu sama, aga tunduvalt parem, kui me räägime näiteks 10 aastat tagasi, kui tulid need Aafrika kirjad, et raha tahad, et siis saada meile kontonumber ja oma andmed ja PIN-koodid. Täna võid sa juba logistikaettevõttele saata tema tuntud domeenidelt või nendest süsteemidest, millelt tema emaili välja saadab, võid saata ka selle õngitsuskirja selle saatelehe näitel. Et tule kinnita enda tellimus, sul on lõpetamata tellimus, sul on saadetis kuhugi pooleli, et palun lõpeta see, et nendeks peab valmis olema. On veel midagi sellist? Mina, kes pole kunagi pakiautomaati ühte kassi tellid, ma saan iga päev kirju, et midagi oma pakile. Ja seda me saame vist üsna sageli. Ja neid kirju tuleb ka päris palju, kus ongi võetud minu kodulehelt või Ghostswifti kodulehelt 2 kolleegi ja saadetakse üks kolleeg justkui saadab teise kolleegile kirja, et kuule, et hästi tähtis asi, et anna mulle kõik kiidet tagasi. Aga kuidas te neid ära tunnete või kui see eriti... Vaata meiliaadressi, punkt 1, kus kohas see tuleb. Jah, meiliaadress ikkagi, üks asi on see, mida sa näed selles meili saatjas, teine on see, et mis email tal tegelikult seal kandiliste sulgude taga. Ja kui ei ole kindel, siis helista üle või kuidagi tee see topeltverifikatsioon ära, et kas see ikkagi on sellelt inimeselt tulnud kiri. Tänapäeval on neid kanaleid nii palju, WhatsAppid, meilid, mis iganes. See on hea mõte, et üle kontrollida, et kui on kahtlane kiri, et kas see on päriselt sinult. Mina näiteks küsin oma tuttavate käest või sõprade-sõbrannade käest, kui nad Messengeris saadavad mulle lingi, et kas on päriselt see link, mis sa saatsid, teinekord saadetakse mõni piletimüügi link või mingi ürituse link, alati küsin üle seal samasel kasvõi. Et kui inimene vastab midagi segast või vasta üldse reeglina siiamaani on nagu hästi läinud. On veel mõni uus selline nipp, et siis ma saan kohe küsida sinu käest, et kuidas kaitsta ennast selle vastu ettevõttes. Mis nippe veel kasutatakse, on teenusetõrked, et rünnatakse süsteemi selle jaoks, et see süsteemi töötaks, et katkestada sinu äritegevust. Et kui ettevõtted on ennast hästi palju digitaliseerinud, siis see on üks koht, mida saab tegelikult häirida ja sellega siis, kui juba suudetakse see teenust korralikult maha tõmmata, võib-olla on ka mingi muud ligipääs olnud juba süsteemi, saab ka igasuguseid nõudeid samamoodi esitada selle peale, et me taastame sinu teenuse, et kui on see maha tõmmatud. Et eks need äritegevuse jätkusuutlikkus on üks tõsine teema, et kas oled erinevad stsenaariumid läbi mänginud, eriti kui sa oled digitaliseerinud või võtnud mingit tarkvaralise kasutusele, kas sul on varuvõimalused olemas ja teine on siis töötajate koolitus erinevate riskide äratundmiseks ja teavitamiseks ja intsidentidega toimetulemiseks, ega siin väga palju rohkem ei ole tegelikult. Nojah, see Arti jutu jätkus tegelikult meil on värske näide, kus meie ühe kliendi süsteemi rünnati sellisel kujul, et kuna meil on aja broneerimiskeskkond, kus siis veokijuhid saavad, ma ei tea, piiride või logistikakeskusel aega broneerida, see rünnak oli selline, et broneeriti lihtsalt järjest meil ajad ära. Päriselt neid autojuhid, kes tahtsid planeerida enda aega, nad ei saanud enda aega planeerida, kuna rünnakuga võeti kõik ajad ära. See on sama teenuse töö siis nagu hävitamine. Töö häirimine, jah. See ongi. Ja põhimõtteliselt, kui toome näite, et see on logistikakeskus, siis sisuliselt kogu liiklus jääb seisma. Kuna aegu ei saa planeerida, siis autosid ei tule, ongi kõikide osapoolt äri on häiritud, kui tuli rekka lattu, kaubahärgi, mida peab laevale viima, kogu ahel lõhutakse ära. No selge, aga mis ette võeti? Tegeleti sellega. Ehk siis... Kas siis tulete teie mängu oma meeskonnaga jälle? Siis tulevad nende samade ettevõtete enda infoturbemeeskonnad, sama partneri enda siis infoturbe inimesed, kes selle rünnaku tõkestavad, vaatavad, mis ulatuses see toime pandi, võtavad vastumeetmed ja siis vaatavad, kuidas edaspidi seda vältida. Jah, põhimõtteliselt pandi protsess seisma ja siis hakati otsima, kus tiiped need rünnakud tuli ja hakati ära blokeerima. Ja saadi üsna kiiresti teada, kus kohas see tuli. Kas infoturbe on ka asi, mida saab tegemata jätta tänases maailmas? Kahjuks mitte. Et see on baashügieen, kui juba arvuti kasutusse võtta ja mõtled, et kui seda arvutit ei ole, mis siis saab. Eks jätkusuutlikkus on üks teema, mille peal sa pead nii mõtlema ja infoturvalisus ei ole mitte ainult see arvuti, vaid ka tegelikult sinu enda väljaprinditud dokumendid, lepingud või mingid saatelehed paberkandjatel, see kõik on tegelikult infoturvalisus.
et küberturvalisus eraldi on see, kui sa kusagil e-keskkondades või arvutis toimetad, et ja kui sa sellega ei tegele, siis keegi teine tegeleb sellega sinu eest niimoodi, et ta häirib sind. See kahjuks tänasel päeval eelmise aasta Eesti näitel on küberrünnakud kahekordistunud. Kas see võib olla siis selle meie suure naabriga seoses, et meil on nii huvitavas kohas asume täna? Mitte ainult suur naaber, vaid tegelikult ka suure naabri väiksed naabrid ja igasugused muud organisatsioonid üle maailma, et näevad võimalusi, et kui rünnakud on juba nii tihedad, siis tõenäoliselt on ka neid pihtasaajaid oluliselt rohkem. Aga siis võiks ju küsida nagu teisipidi, et Viljar võib-olla sulle mõtleks, et kas siis on vaja neid digitaalseid platvorme teha, et paneme paberi peale, ega see pätt peab siis ju reaalselt kuhugi järgi tulema, et siis on see paber seal teises toas, on ja lukuriivid, aga võib siis olla vesituli ja muud asjad, on ja mõni inimene, kes viib või pildistab ja muud mured, on ja, aga tundub tänase selle infoturb ajastu vaates see paber isegi nagu turvalisem natuke. Võtan paberi, põletan ära ja siis ongi kõik. et aga kui me ehitasime ka need uut nii-öelda platvormi siin viimased aasta ja siis kui klient tuleb ikkagi meie serveritest, siis meil on ka, ma ei tea, ei ole üks server, vaid on 4 serverit, nad kõik on omavahel back-upitud, on varuühendusega back-upitud. Kui see paber ära kaob, siis ongi paber kadunud. Tõsi. Neid paberid vist on aeg-ajalt kadunud ka ju. Ja paberi, kuidas, sul on praegu paber laua peal, ma juba äkki siia tulles tegin paar pilti sellest ja mul kõik on, pilt on ammu tehtud juba selles mõttes, et need paberid võivad ära kaduda, neid on ülilihtne üles pildistada, et nende paberite turvalisus ei ole mitte kuidagi tagatud. Ja nende paberitega on sama asi, võib-olla isegi hullem on see võltsimine. Et kui on teada, milline see paber välja näeb, siis need paberid on liikunud ju miljoneid tõenäoliselt erinevatel ettevõtetel. Ja kui sa tead, milline paber on, ühel hetkel sa ikka oled näinud seda, siis saad seda ka kopeerida tegelikult ja teha samasuguseid pabereid, ükskõik missuguse muu infoga ja minna sinna ettevõttesse, kus paber on kasutusel ja teha neid toiminguid, et sa saaksid selle kauba kätte. Kusjuures see on väga huvitav mõte, sest me just enne siin ka rääkisime sellest, et kui Euroopa Liidu üleselt kaubad liiguvad on ja siis igal riigil on oma mingid templid, allkirjad, teha mingi tempel, allkiri, siit saata kaup Saksamaale või kuskil vahepeal üritada midagi sekkuda. Ma arvan, et see ei ole väga keeruline ülesanne. Ma arvan, et seda digilahenduse või see rünnet nii-öelda üles ehitada, selleks peab ikka nutti olema rohkem. Üks koordineeritud tegevuste vastu väga lihtsasti ei saa, aga kui sa oled ikka pingutanud ja teinud kõik, et sul on jätkusuutlikkusega ja erinevate kahjustsenaariumitega arvestatud, et sul on back-upitud lahendused olemas, saad kiirelt liikuda ühes keskkonnast teise, siis ega see nii lihtne ei ole, aga kui on ka paberkandjal toimetad, siis väga palju kaitsemeetmeid rohkem rakendada ei saa, kui kaitsta ennast selle füüsilise paberi autentimise vastu. Ma olen läbi aegade käinud väga paljude erinevate klientide juures ja pildistanud üles väga palju erinevaid ECMR-e. Et ei ole väga raske seda nagu pildi järgi teha ise see dokument ja ehk läheb õnneks, ehk ma saan mingi kauba kätte. Kas siis selles mõttes, et aga miks see täna on nagu see kuritegevus kolinud ikkagi nagu interneti nii jõuliselt, et kuulasin mõnda aega tagasi ühte saatelõiku, kus räägiti vangidest ja pigem sellest statistikatest, kui palju siis inimesi vanglas on ja mis vanuses nad on, et reeglina kipub olema üle 40-aastased meesterahvad vanglas. Põhjus lihtne, sellepärast, et nooremad inimesed ei tule kodust välja, et üldse pahandustesse sattudagi. Ja istuvad seal kompjuutris, et miks nii massiliselt see interneti kuritegevus kuidagi silma paistab? Ma ei tea ühtegi inimest, kes on tänaval röövitud ausalt, aga inimesi, kellel on kontolt raha läinud, tean mitmeid. Ma tean täitsa oma perekonnas, keda on just viimasel ajal ka tänaval röövitud ja mitte ainult tänaval, vaid ka koolis. Selles mõttes ei ole see ka kummaline. Ikkagi juhtub. Ikkagi juhtub, jah. Aga eks internetis on lihtsam, et see ei pea olema inimlik tegevus, et seal on ikkagi automatiseeritud tarkvarad, botid, skriptid, mis tegelikult kammivad neid avatud uksi. Et äkki kusagil ikka logiseb, ukselink on võib-olla isegi eest ära. Kui justki on, et ikka leidub need ettevõtted, kes ei ole ühte, teist või kolmandat süsteemi tegelikult ära kaardistanud, ei ole teadlik sellest, mis tema nõrkused selle süsteemi osas on ja siis, kui leitakse auk
siis saadakse need alla 40-aastased poisid ka juba sinna ukse taha, kes päriselt proovivad sinna juba sisse saada erinevate võtetega ja kahjuks on need näited pigem sellised, et sa ei saa kohe teada, kui sinu süsteemi on sisse tuldud, see võõras tegelane tegelikult toimetab seal päevi, nädalaid ja kuid. Nähtamatult õpib sind tundma, õpib sinu väärtust tundma, õpib sinu riske ja sinu andmetega tutvuma ja siis alles teeb need lükked sulle kõige kahjulikumal viisil. Ma mõtlen, et see ei erine nagu füüsiliselt mitte kuidagi. Sest me oleme käinud oma elus väga palju testvargil nii-öelda klientide jaoks või teinud riskianalüüse ja ma garanteerin, ma leian igast hoonest selle ühe nagu avatud ukse üles. Ja ma käin selle iga päev ja võtan mingit ükshaaval hakka neid mikrofone siin minema viima. Sa ei pane tähelegi. Kusjuures see on sul väga hea paralleel, sest näiteks kui on suur kontorihoone ja liiguvad inimesed seal ja näiteks kui on tegemist ka ettevõttega, kus väga palju käib kliente on, lähevad sekretärist mööda ja ma mäletan kunagi õpetati ka nii, et kui tuleb võõras inimene sul koridori, pika koridori peale vastu, mis on näiteks 20 meetrit, siis sa küsid, et kuidas ma saan aidata, kes te olete, eks ju. Ja kui ta ütleb, et ta on uus kolleeg siis üliti peale peaks tal olema siis mingisugune märk või mingisugune riietus või muu selline, või sõltub kasutusest, osadel ei ole üldse nii, et... Kaubanduses on see, kaubanduses me läheme näiteks Selverisse või Rimisse, et jah, on osa vargaid, kes saadakse nagu kätte teo hetkel, enamik ei saada. Ja siis tulevadki mitu kuud hiljem võivad tulla inventuurist tagasi, palju siis tegelikult kaod oli. Ja sa ei saagi ennem teada, kui see aeg on käes. Kui kontrollitakse üle. Ja see tee inventuur iga jumala päev. Et varastatakse nii märkamatult siis öelda. Aga kui see ongi hea näide, et võõras kolleeg tundub, et liigub või külaline või keegi, võib-olla paned isegi tähele, et võõras inimene, et suhtled temaga, et ettevõttes on mingi kord olemas, et kui näed võõrast, siis palun suhtle, aga kui sulle tuleb vastu tunkedes redeliga ja maskiga mees. Ütleb, et ta läheb radiaatorit kõrval või kabinetti kontrollima. Ta ei ütle isegi midagi, sa ei küsi ka tema käest tõenäoliselt midagi. Üks hästi huvitav riskianalüüs oli, ettevõtet ei hakka nimetama, kellele me tegime. Aga tavaliselt arvatakse, et ikkagi suurimad riskid on tulekahju, uputus, kodus ka. Ja mingi pisivargused siis. Mis siis tegelikult välja tuli, oli see, et kõige suurem risk, me käisime mingi 80 asukohas üle Eesti, oli see, et kõikide üle ühe serveriruumite uksed olid lahti, ma oleks võinud panna oma mälupulga sinna külge. Koos viirusega? Koos viirusega, jah. Ja kui me räägime mingist riigi ettevõttest näiteks, ja kui ma saan sealt kanalist nagu sisse, ma ei tea, kuhu iganes süsteemides, siis ma saan väga-väga palju kahju teha. Praegu tundub see jutt hästi hirmutav, aga kuidas praegu tegelikult olukord on? Kas GoSwifti tarkvara võib usaldada? Mina ütleks, et võib. Eks nad kohe jõuavad testimiseni ja siis eks nad saavad teada, kui väga võib usaldada. Ja te hakkate nende pihta tulistama, ma saan aru. Et ma ütleks, et tarkvara võib usaldada. Nüüd see füüsiliselt võib see platvorm asuda kas meie serveris, kus meie vastutame kogu selle turvalisuse eest ja back-upide eest, või siis ta võib asuda kliendi asukohas. Kui me paneme kliendi asukohta, siis kogu see kliendivõrgu turvalisuse teema sõltub nüüd kliendist. Ja seal on jällegi kliendi infoturbe poliitikat ja muudud küsimused. Kas te annate mingid juhendid kaasa, et kuidas võiks teha siis sel juhul või nad peavad ise endale konsultandi palkama? Server on server selles mõttes. Tõenäoliselt on kliendil juba enne GoSwifti tellimist mõned serverid kas majas sees või kusagil pilvemajutuses. Aga kui uksed on lahti? Uksed on lahti majas sees ja sul pole ühtegi serverit äkki. See ongi nüüd küsimus selles, et mis need stsenaariumid on ja need ohud on ja need varad on, et selle ettevõttel, kes tellib selle GoSwifti, peaks juba teadma seda, et mis varad mul on, mis on erinevad ohud, mis mul võivad tekkida ja kus on need riskid siis nende varade ja nende ohtudega, et midagi võiks juhtuda. Ja mis on need stsenaariumid, mis hetkel mingi asi minu jaoks siis katastroofiline on, kas katastroofiline või tulen toime, et võib juhtuda. Et kui sul on ikkagi endal pilt olemas, et mis on need riskid, siis sa oskad juba tegelikult väga selgelt öelda, et mis on need erinevad nõuded GoSwifti süsteemile, samamoodi serveritele ja kui on need riskid enda majaga väga suured, siis tõenäoliselt ta on juba teinud selle töö endale ära, et ta on majutanud need serverid kuhugi turvalisemasse kohta, mitte enda majja.
No nii paistab see maailm palju päikselisem. Aga kui veel tagasi tulla selle juurde, et me korra arutasime, et mis on need nii-öelda trikid ja nipid, et mida tulevik toob infoturbe või siis küberturbe maailmas, küsiks niimoodi, et esiteks, mida sina eksperdina näed ja kuidas siis teisipidi jälle oma süsteeme selle eest võib-olla kaitsta, et sellise lõpunoodina, mis võiks olla ka natuke õpetlik? No hetkel näib, et tulevik toob palju rohkem ründeid. Aga veel rohkem juurde, jah. Et see ei lõpe mitte kuhugi. Et see maailm on hetkel pigem kasvav, aga samas jälle on näha ka, et Euroopa Liit oma siis õigusruumis ikkagi üritab ettevõtteid korrale kutsuda. Et teha neid erinevaid direktiive ja määruseid, mida kohalikud riigid ja ka ettevõtted peavad siis hakkama kohaldama, et oleks rohkem seda nii-öelda tegevuskerksust. Et sa tuleksid toime nende intsidentidega, et sa teaksid, mis intsidentid võivad tulla ja et sa oskaksid nendega toime tulla. Ole valmis. Ole valmis. Ega siin ongi, nagu me praegu selle elektri osas oleme juba valmis tõenäoliselt mõni rohkem, mõni vähem. Sama on ka tegelikult ettevõtetel oma infoturbes, oma protsessides, oma äritegevuses. Me ise mõtleme, kui me ehitame niisugused lahendusi, mis korraldavad ka territooriumi läbipääsu, näiteks tõkkepuud, väravad, kaamerad, et need töötavad, me ütleme ka need töötavad 95%, aga sa pead olema alati valmis 5%. Et see protsess peab olema üles ehitatud nii, et manuaalselt saab jätkata äri. Et sa oled ikkagi värav lahti, on ju? Värav lahti. Kui enam midagi muud ei ole. See on väga huvitav mõte, sest osad majad on täna nii targad juba, et ainult kiibiga käivad lahti, eks ju, ja võtid kellelgi ei ole. No, tõenäoliselt ikkagi tulevähu järjekorral need uksed tulevad lahti, näiteks. Kui sa tead, mis nuppu kus valutada, siis vajutades seda sisse. Aga veel lihtsalt, veel mulle alati meeldib see küberturbe teema on nagu nii suur teema, et kunagi üks küberturbe juht ütles niimoodi, et ma olen 10 aastat sama juttu rääkinud, et vahetagem on passwordi ja muud sellist, aga ikkagi on inimesi, kes sinna hange lähevad, et mis on sellised 3 lühikeste lausega soovitust teilt mõlemalt või 2 kumbagilt, et mida selles maailmas siis ka igapäevaelus või tööelus jälgida? Mida teha, mida mitte teha? Ma võin ühe öelda siis. Ütle. Et ära nagu blokeeri uuendusi ära. Okei, tarkvara uuendusi. Jah, tarkvara uuendusi. Inimesed teevad seda? No, neid tehakse põhjusul, need uuendusi, et tegelikult ongi erinevad augud, mis leitakse, neid kogu aeg parandatakse. Ka meie enda platvormiga tegelikult praktiliselt üle nädala või iga paari nädala teeme mingid update kogu aeg, et turvalisuse vaates, kasutaja mugavuse vaates, et kuidas nagu, sest need ründeid erinevaid tuleb kogu aeg. Ja see platvorm, mis sul oli, või see Androidi versioon, mis sul oli 3 aastat tagasi, sellega ei ole mõistlik täna enam opereerida. Kindlasti mitte, ma ütleks isegi 3 kuud tagasi, kui uuendus tuli, et uuendus tuleb peale tõmmata kõik, et ka turvavead saaks parandatud. Okei, väga hea. Ja, ma arvan, et enne seda, kui sa hakkad uuendama, sa pead teadma, mida uuendada, et tea oma varasid, tea, mis seadmed sul on ja tea ka nende elukaart. Et kas on enam võimalik üldse uuendada? Ja tuleb välja vahetada. Uus telefon. Uus telefon. Uus arvuti, uus server. Ja kui me eriti kui on erinevad tarkvara omavahel integreeritud, mida meie äris on väga palju, siis pärast ühe uuendamist võib see suhtlus ka katki minna. Et sa pead nagu olema planeeritud tegevus erinevate tarkvarade vahel. Aga see kasutaja ütleb selle peale jube tüütu vaata, et miks ma pean kogu uuendusi tegema, et hästi nõme on. Kui sa tahad, et su süsteemid oleks automaatsed ja suhtlus toimuks ilma inimesteta vahepeal, siis see on asi, millega sa pead arvestama. Et kui sa tahad kõik protsessid automatiseerida. Ja kui sa kolmandad osapooli ja partnereid kasutad, siis sa pead teadma, kes need partnerid on ja pead ka neile kehtestama need nõuded, et millele nad peavad vastama, kui sulle kehtivad mingid nõuded, siis ka neile peavad need nõuded olema ühte või teistpidi üle antud, et mis on need turvalisuse teemad, millega ka sinu tarkvarapartner peab tegelema. Tänapäeval on hästi tavaline, et lepingutesse sisse on kirjutatud juba, et peame paar korda aastas aruandlust tegema, nad võivad tulla ka meile auditit teha, et hästi tavaline on see, eriti suurte kontsernide puhul. Aga eks seda peavad hakkama ka väiksemad ettevõtted tegema, et kui see on ainukene tarkvara, millega tegelikult äritegevus rohkem kui 50% ulatuses sulle käivet toob,
siis ilmselgelt on see ka tarkvara, millele sa pead ikkagi mingisugused nõuded seadma. Ja kahjuks on palju väikeettevõtteid, kellel pole seda ressurssi, et kõikidele nõuetele vastata ja siis nende võimalus ongi siis see, et kas nad siis ühinevad mõne suuremaga või siis halvem väitel see, et nad ei saa enam seda äri edasi teha. Logistika valdkonnas on seda väga palju praegu, et isegi suured ühinevad, TSV, Schenker äkki ühinevad ja need tegelikult tegijaid on veel. Ja aga ega äritegevuse osa see ühinemine, liidestumine, ka äritegevuse lõpetamine või ringi muutmine, see on ärimaailmas üsna tavaline, eks ju, ega me oma eludes samamoodi, et liigume kogu edasi või teeme midagi ringi, nii et see on väga positiivne, ühesõnaga uuendused alla, vaatame, kes on inimesed ja kes millised on seadmed ja hoiame need kõik turvalisena. Koolitame kasutajaid ka veel, et see on veel eriti ja sellega ongi kena see jutu ots kokku võtta. Aitäh, Arti ja Viljar, et te tulite. Aitäh, kus.